Teeme siis täna ühe vimmarakenduse. Kõigepealt paneme silikonstopperid. Siis paneme korgi. Täna kasutame 8 grammist. Fikseeritud korgi teeme, mitte libiseva. Muidu pidurdada ei saa. Siia alla paneme ka ühe stopperi, sest siis on hea lihtne ta ära fikseerida, kui ta libisema hakkab, sest mõnikord need hülsid ei hoia siin peal ilusti seda asja. Nii, nüüd paneme siia libisema tina. Kus meil see kadus? Siin all. Et kuna on 8 grammine, siis võiks olla 5–6 grammi libisev siin vahel. Ja nüüd paneme siia alla uuesti stopperi, sellepärast, et muidu ta hakkab peksma seda mööda tinahaavleid. See libisev tina. Ja siis ta lööb need lapikuks või siis tulevad üldse küljest ära. Olen avastanud jah, et varem on niimoodi. Nii, nüüd teeme tavalise aasa siia. Tegelikult lõikame ära siit selle, mis ma magatsen olen. Lipsukonnektoreid ei kasuta, teeme lihtsa kiirühenduse. Kuhu on lipsu hea panna, vahetada kui vaja. Nii, läheb minema. Nii, nüüd on siit niimoodi ta, aga meil on veel vaja siia tinat panna. Nii, mis sul siin on? Ilma järgi ütleb, et praegu paneks 2 edasi. Tinahaavlit külge. Nii, nüüd on ühesõnaga rakendus on valmis, korgi fikseerime ära. Tina on libisev siin vahel. Ja nüüd siia läheb meil lips veel külge. Lipule siis teeme korraliku tugeva. GM-i tamiili kasutame. 0,16. Ja proovime siis sellel ridval plastikmarmussiga. Et teisel on siis tina marmuss. Vaatame, mis täna paremini töötab. Lipsu teeme mingi 25 senti, 30, et ta hõljuks selliselt. Ja nüüd see on hea kiirühendusega siit läbi, lipsutamiil. Jops. Ja nüüd ongi valmis rakendus. Nüüd vaatame, kas me õigesti tasakaalustasime ka selle asja. Et kas kord kupub ära või peaks võtma vähemaks või panema juurde. Tere kena vana hommikut. Et lähme täna jälle uuesti vimba püüdma. Nüüd käisin paar päeva tagasi püüdmas, aga siis tuli ilgelt paks lumi tuli maha ja see tõmbas veetemperatuuri 5–6 kraadi külmemaks ja viimal oli suu suht lukus, et kohalik kala, kes seal oli jões, kelle nina ette said, see võttis, et 3 tükki õnnestus ära päeva peale kobistada. Aga ei saa siin rääkida mingist vimmavõtust konkreetselt, et kahjuks lihtsalt oli sellega see, et kala ei olnud, ei tulnud liikunud. Nii et täna lubab ilusat päiksepaistelist päeva. Kraadiklaasid näitavad siin isegi 18–19 kraadi, päike paistab. Eile oli ka juba soojem, nii et peaks panema kala ilusti ka liikuma. Nii et eks ole näha, mis siin nüüd saab ja kuidas tänane päev siis kujuneb. Tõsi. Täpselt ujus niimoodi liini peale, kui ma kerisin. Mine uju. Mis asi see on? Suur vimb? Ei, suur vimb vist, jah.
Ossa kurat. Mine siia. Läheb või? Kurat, saan kätte veel. Ei saanud kätte. Mida? Jaa. See tuleb eriti rahulikult. Ossa kurat, selili käinud. Täna esimene, mis ma sain ka. Täna esimesega oli ka niimoodi, et ma mõtlesin, et oks jäi otsa. Tuli täpselt nagu palka alt üles. Ikka tahavad mööda hüpata. Tänane lõunasöök on siis kana teriyaki meki oma. Väga head on need meki toidud kalal. Võtsin oma veetermosega kaasa ja nüüd lasen seista selline 5–10 minutit ja siis saab sooja toitu süüa. Ilus. Seda võiks meil mitte mööda visata. Vaatame, mis siin on siis. Tere hommikust, rahvas! Täna siis lähen uuesti vimba püüdma. Nagu öeldakse, 3 on kohtuseadus. Esimene kord ma ei viitsinud filmida, kui ma käisin sellise proovipüügil. Siis tuli täitsa hästi. 16 tükki sai sinna õhtupoolikuga. Ja siis mõtlesin, et järgmist korrast hakkan filmima, aga siis on läinud niimoodi, nagu ta on. Et ei ole saanud selle õigele, küll on liiga külm olnud ja küll on valed kohad olnud ja et selles suhtes, et vaatame, mis nüüd 3. kord saab. Et täna üritame siis saada materjali natukene juurde ja et näitame selle mõnusa võitleja püüki ja et täna oleme eriti varajased, et Tallinnast juba sai hakatud selline natuke peale 4 liikuma, et olla ikka vara kohal. Vaadata, tahaks esimeste seas proovida. Et arvatavasti on see, et seda vimba tuleb pidevalt juurde ning on puutumata see ja vaatame, mis saab. Et loodame, et täna hommik on produktiivsem, kuigi õhurõhud, asjad kõik on olnud samad, aga muidugi tuul muutus 180 kraadi, nii et eks ole näha, mis see kalavõtule teeb.
ilus. Enne püüdsin tavalise ussiga, poolakaga mitte midagi jäänud. Panin sõnniku otsa ja kohe sain kala. Nii et sõnnik on salasõna. Seda leiab meie kauplusest. Me hoiame terve ussiperioodi seda sees. Ja see reaalselt on viimastel päevadel toiminud. On ainult tõuk otsas. Pigem ei taha. Peab olema vähemalt üks tükk sõnnikut ots. Ta on küll väike, aga selline väike. Just hea. Noh, põhjas saab vahepeal mingid väga huvitavaid asju. Näiteks paarituvad konnad tulid põhjast just. Täitsa haige. Mis saaks olla siin hommikus parem? Ka väike vimmaäkis. Kui hea. Seepärast ma vimba püüangi. Täitsa kena ju. Noh, teeme siis väikse kokkuvõtte, et kuidas meie püügid läinud on. 4 korda on saadud vimmal käia. Sellest esimene kord 16 tükki poole päevaga. Siis muidugi oli see, et siis ei filminud. Ma mõtlesin, et lähen proovin niisama, et vaata, mis saab. Et hea ongitseda. Teine kord oli lumi maas paks ja tõmbas külmaks vee temperatuuri kõvasti külmemaks. Siis kala väga ei olnud aktiivne. Sai selline, ütleks ka poole päevaga, mingi 6 tunniga sai püütud 3 tükki välja meelitatud. Et ei läinud väga hästi. Siis üleeile käisin. Rahvast oli palju, nädalavahetus oli ju. Et siis ma sain, 5 tükki kätte lõpuks meelitasin, mis ma meelitasin.
ja ohtralt särg hakkas tulema niimoodi, et ikka seda oli palju. Mingi 4-5 kilo äkki oli umbes särge, mis sai kõik tagasi lastud. Palju muidugi sai sumbast mööda ka loobitud. Ja jõuame siis tänase juurde. Täna jõudsin see ennem poolt 6 kohale. Juba oli 5 autot ees. Kõik head kohad olid kinni. Mõtlesin, okei, proovime siis, vaatan siis, võtame vabadest kohtadest sellise nagu, milles mul kõige rohkem usko oli. Midagi tilkus, aga ei olnud nii hea päev kui eile. Et rääkisid ka, et eile võttis paremini. Et täna oli see, et tuul muutus 180 kraadi. Nii et äkki see mõjutas. Õhurõhk oli küll stabiilne, aga ei olnud seda kala nii palju, et tilkus saadi, aga mitte väga meeletult. Ja selle täna mul õnnestus kätte saades 9 vimba ja siis särgi, ma arvan, ka mingi 20-30 tükki. Et väga palju viskasin sumbast mööda, et mõned jõudsid sumpa ka. Aga noh, vaatame, kas me jõuame siin ennem keeluaega veel korra püüdma tulla nendele jõgedele, kus läheb 10. keelt peale või mitte. Aga peale 10. äkki siis lähme mujale. Vaatame lubatud aladesse vimba veel püüdma. Et selles suhtes vaatame, mis see elu toob siin, nii et